Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast kolmandasse osasse. Täna on meil 29. märts, kell on saamas 8 õhtul ja me hakkame pihta siis selle osaga. Aga enne kui me alustame selle osaga, ma tahaks tõeliselt kõiki teid tänada, sest kommentaarid, need on nii positiivsed, need annavad räigelt motivatsiooni. Ma saan aru, et enamus kommentaare on küll loosi pärast, suke 90%, aga ikkagi mulle meeldib, et need kommentaarid isegi loosi mõttes ei ole lihtsalt mingid tere või tšau või mis iganes, vaid need on reaalselt sellised, et soovin edu ja jõudu tööle ja kõike sellist. See annab räigelt motivatsiooni. Seega me hakkame nüüd proovima teha veel paremat contenti, veel inforikkamat, aga enne kui me läheme nüüd ehitusega edasi, siis ma pakun, et lähme ülesse kontorisse, istume laua taha ja teeme loosimise. Nagu ikka, oleme Vihuri autos. Üks asi veel. Te kõik teate, et minu suureks toetajaks on Vihuri auto. Lisaks on Trailerint, Aquarium Plus ja Drifti keskus. Ma olen mega tänulik neile, sest ilma nendeta ma usun, et mul isegi ei oleks seda autot. Või tegelikult auto võib-olla oleks, aga see oleks lihtsalt tänava auto ja that's it. Aga minu unistus oli sõita drifti ja seda ma realiseerisin. Nüüd ma hakkan aru saama, et tase kasvab, et kiirused kasvavad, elutingimused hinnas kasvavad ja ma ei tahaks välja näha nagu juut, aga ma saan aru, et see tegelikult on päris raske. Kõik palk, mis ma saan, see läheb kõik kohe 30 kuute. Väga suures osas aitab mind ka isa, see ei ole kellegi jaoks saladus, et ka isa finantsosa läheb sinna 30 kuute. Ja hinnad kasvavad, ma saan aru, et kui nüüd on mul, kui kõik läheb hästi ja ma olen kindel, et läheb hästi, siis 36 saab turbokaks, protsess käib, siis refi kulu, kütuse kulu, muud kulud, need on kõik palju suuremad ja hakkab asi raskemaks muutuma. Seega, kui kellegil on võimalus ja tahet kuidagigi mind aidata, siis kõik rekvisiidid on siin all descriptionis. Ja see ei ole kohustuslik, kes tahab, see teeb. Ma olen siiralt tänulik. Iga viimse sendini läheb kõik driftika alla ja kindlasti ma mõtlen midagi vastutasuks teile. Isegi kui see on mingi euro või see on 2 eurot, et midagi vastutasuks tuleb ka. See, et ma praegu siin videos räägin ka selle osa, et ma küsin abi, siis see on ka tegelikult selline, et läbi krigisevate hammaste. Ma ei tahtnud seda teha, aga ma saan aru, et see on tegelikult ka raske. Ühesõnaga, kui sul on võimalus aidata, aita. Kui ei ole, pole hullu, küll me midagi välja mõtleme. Ja ma arvan, et kui auto valmis, siis midagi hästi ägedat ma loosin kõikide toetajate vahel. Ja vahet ei ole, mis see on, kas on 1 euro, 2 euro või on see suurem summa, siis üks äge asi on mul plaanis ikkagi olemas. Seega lähme vaatame nüüd, mis siin toimub ja aitäh sulle. Auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Olemegi jõudnud Vihuri kontorisse ja täna on meil 1. aprill, fikseerime ära, kell on 9 õhtul igaks juhuks mainin, 21.00 ja vaatame, kes on siis teise episoodi õnnelik võitja. Kokku ma vaatan, et on 341 laiki sai see video hetkeseisuga, 4300 kopikatega vaatamist ja pluss-miinus kommentaare 230, kuid seekord teeme natukene teistmoodi. On olemas siuke leht nagu Comment Picker, 129 kommentaari ja vaatame, kes siis võitja on. Valmis? Remil Anvar Ild, jõudu jaksu! Aitäh, võit on sinu. Kirjuta mulle Instagrami või meili, mõlemad asjad on siin all olemas ja ärge unustage, et osa, mis tuleb järgmisena, ehk siis kolmas osa, oli küll kolmas. Osa, mis tuleb järgmisena, seal loosime jälle uue loosi võitja. Ja mida selle jaoks tegema pead? Pead vajutama like sellele videole, kommenteerima seda videot, vajutama subscribe nuppu ja kindlasti vaata, kas sa jälgid mind Instagramis ja kas sa jälgid Drifti keskust Instagramis.
Lihtsalt juhuslikult sattusin sassile peale, ta treis mingisugust nii-öelda rullikut, ehk siis alumiinium või tegelikult see oli vist teras. Terase tükk oli ette antud ja siis selle järgi ta pidi tegema plastikust rulli. See tähendab seda, et kõik on võimalik, vihurauto, et kui mingit custom asja on vaja, siis andke vaid teada ja teevad poisid ära ja. Nüüd ma tean, mille jaoks see rollik oli tehtud. See rollik oli tehtud just selle jaoks, et saaks painutada toru. Ehk siis põhimõtteliselt on see torupainutus. Agregaat, abinõu, mis iganes, midagi sellist on. Kätte on meil jõudnud neljapäev. Eile ma alustasin selle videoga, aga siis mulle meenus, et mul on ju trenn. Tegelen e-hokiga, trennis peab käima. Neljapäev, driftikas on siin selja taga. Just jõudsin, vahetasin riided ära. Nagu ikka, tööriided. Ma ei näinud eilset protsessi, aga nagu ma aru sain, siis õli ärapool sai tehtud. Isa õhtul ütles, et kuna ma tegin mingi klipi ka. Vaatame nüüd, mis ta siis filmis. Jep, mu isa filmis vertikaalses asendis seda klippi. Aga, mis seal ikka, vähemalt on filmitud. Aitäh, paps! Täna me alustame sellest. Me teeme ühe isa kliendi auto ära. Saame natukene cash'i. Siis on jälle raha, mida saab sinna alla panna. Äge uudis on ka see, et ma täna kohtusin ühe härrasmehega, kes, üks ettevõte, kes teeb autole disaini. Ja tegid üsnagi okei hinnapakkumise. Meil on jäänud avalaksuni 23-24 päeva ja avalaksuks tahaks disaini alla saada. Vaatame, kas jõuame või ei jõua. Kui jõuame, siis ka sellest tuleb eraldi video. Võib-olla videot ei tule, ma ei tea, kas ma ise koha peale lähen, sest arvatavasti see toimub päevasel ajal. Nagu ma aru sain, teile ei meeldi see spoiler. See on käsitöö, see peab meeldima. Ja tegelikult vaatame, kui disain on tehtud. Siis peab mingi teise spoileri lahenduse välja mõtlema, sest ma saan ise ka aru, et see tegelikult on täiesti võõrkeha siin. Kuigi see on võõrkeha, aga mulle see meeldib. Mis seal ikka? Vaatame. Praegu ei oska välimuse kohta veel mitte midagi öelda. Ma tean, et väljad tulevad teised, sest ma tahan sõita terve hooaeg samasuguste velgidega, samasuguse rehviga. Siis on nagu selline balanss, et sa tead autot, sa tunnetad. Ma tegelikult eelmine aasta õppisin väga hästi sellest. Mul oli 2 jooksu velgi, 17 olli. Ja ühed olid raskemad, teised olid kergemad. Need, mis kergemad olid, seega mu auto oli kiirem. Raske seletada, see on selline pisi nüanss, aga kui sa tegeled driftiga ja kui sa sõidad ja sa sõidad erinevate asjadega, siis su stabiilsus ei ole päris selline, aga kui sa tead, et sa sõidad samasuguste asjadega, siis su stabiilsus on palju täpsem. Aga hakkame nüüd tööle, mis me ikka seletame. Turbo ärapool sai tehtud ja järgmine asi on, kuidas paigaldada siis pealepool. Pealepool on natukene lihtsam. Siin ei ole nii palju customid. Et on olemas selline toru. See tuli meil komplektis kaasas. Jällegi peaks olema justkui võta ja pane. Aga kui me vaatame siia, siis mida me näeme? Et see pesa on ju üsna siuke kõrgel ja siis seina paksus on üsna väike. Ja siis siin siuke tihend, mis oli küsimärgi all, kas see peab või ei pea ja turvalisuse mõttes sass jällegi freesis siin selle osa suuremaks. Ehk siis nüüd on seda kontaktpinda rohkem. On võimalik paigutada see siis 2 erinevat viisi. Esimene on vaanasest ja siis siit peaks olema topeltstutsiga ja mitte päris selline tükk, aga ühesõnaga tuleks siit. Või teine on meil õlirõhu andurist. Meie kasutame arvatavasti õlirõhu anduri varianti. Ja üks ots tuleb siia. Praegu ma panen suvaliselt, ei hakka midagi külge kruttima. Ja teine läheb, kas tuleb siit
ringiga, tuleb läbi kollektori ja kuidas iganes ja tuleb ta meil siin õlirõhu juurde. Sellega on lihtne. Ja video alguses rääkisin oma jahutussüsteemist. Jahutussüsteemiga on mul niimoodi, et termostaat, radiaator seisab siin, üks tuleb radikasse, teine läheb alla radikasse ja ees otsas kõik. Aga 36-l, 36-l on ju salongi radikas olemas, mul seda ei ole. Siis on olemas 2 väljundit mootoriplokist. Üks on meil siit, läheb siia taha ja kuskil ta peaks minema klappi ja läbi klappi siis salongi radikasse ja teise kohta. Aga mul on ainult siin põhimõtteliselt kokku pandud need sihukese kolmikuga ja siit otsast läks mul see paisupaaki. Ja siis selline kolmik. Nüüd, mida me siis oleme mõelnud? Et 2 ideed on olnud. Et üks, võtame siit lõdvikust, lõikame lahti selle, paneme metalltüki sisse ja siis siit läheb turbosse ja teine tükk läheb, kas äkki radiaatoris oli meil temperatuuri anduri pesa ja sinna. Või me lõikame siit toru katki, praegu on see lahti, toru lõikame siit katki, üks osa läheb siis turbosse, teine osa läheb siia edasi jätkuks. Aga kas toimib selline süsteem, et kas turbol on piisav läbivoolavus, et mootor üle kuumeneks? Seega kindlam variant on vist teha siit lõdvikust siia ja äravool kuhugi, küll me leiame ka äravoolu koha. Põhiline, et siit peaks tulema üsna okei temperatuur, kuna külma vett turbo niikuinii ei näe, aga see on alla 100 kraadi, seega kõik on hästi sellega. Kuna veega ja õliga on justkui selge kõik, siis on aeg hakata uuesti kõik lahti kiskuma selleks, et järgmises osas hakata nii-öelda puhas komplekteerimist tegema. Ehk siis, mis meil vaja on? Meil on vaja turbo kollektor ära teipida, meil on vaja wastegate'i toru ära teipida, meil on vaja summuti osa ära teipida ja ongi nii. Head aega! Sest läks koju. Hakkame siis pihta. Kisume kõik lahti uuesti ja vaatame, mis me edasi teeme. Nii näeb siis äravool. Arvatavasti siia tuleb ka mingi termorüü peale. Siit edasi tuleb lõdvik, mitte lõdviku, vaid toruühendus, just nagu siis kummitoru, et mingisugunegi mängimine oleks võimalik. Ja siis siit tuleb 90 kraadi, no mitte päris 90 kraadi, aga tuleb ots siis karteri kõige ülemisse punkti, kus tuleb siis äravool. Ma tean, et on vaja algul pista see vee sisse. Esiteks, et ta oleks lassem, teiseks, et ta kuivab ja ta kuivab paremini. Ja kolmandaks, et need kiud, mis iganes, nad sügelema ei ajaks. Ma loodan läbi kinnast, et ei hakka. Aga praegu on see, et oleks aeg proovida üldse, mis ja kuidas ja mitu sellist rulli ma ostma pean. Arvatavasti läheb see kitsas teip, kollektori teip läheb siis kollektorile ja lai läheb summutile. Praegu hakkan proovima, lihtsalt prooviks, mis ja kuidas palju mul kulub seda, et ma tean juurde osta. Ja ostan ma ikka DBHP-s, kus siis muidu. See väike kitsas rull tundus justkui hea idee, aga see on ju nende klaaskiuga, ehk kõik on seda tolmu täis, hingata seda ei taha, käed hakkavad varsti sügelema, kõik läigib, küll puhusin ära. Ühesõnaga, homme lähen käin DBHP-s ära ja toon selle õige asja ära, see mis on titaanium. See vähemalt ei lende ja väidetavalt on seda ka mugavam paigaldada. Seega, see on see valge rull, vaatame, kas valge rulliga saab midagi teha. Kui saab, siis on hästi. Otsustasin, et esimene teipimine proovin teha siis nii-öelda downpipe'i peal. Vaatame, mis sellest ette, kuidas üldse käib.
selline see meie tromboon tuli. Üsnagi viisakas, jah, nüüd on ta juba must, aga üsnagi viisakas esimese kohta. Spetsiaalsed nipukad. Otsustasime, et teeme lambdale ka, et lambda pesa katame ka ära. Muidu oli niimoodi, et siin ei väike pilu ja siin ei väike pilu. Aga panime veel ühe nii-öelda kihi. Siit on näha, et panime ühe kihi seda peale veel. Ma ei tea, kuidas see peaks olema, aga mulle meeldib esimese korra kohta. Ma siiralt loodan, et see on tegelikult ka see kuumakindel kollektori teip nii-öelda. Et see ei ole tavaline. Ma olen tegelikult harjunud sellega, et ma olen tegelikult 19 kipsi olnud ja kips näeb alati samasugune välja nagu see siin. Ühesõnaga, homme ma hakkan siis kollektoriga tegelema. Kollektoriga ma kujutan ette, et on palju raskem, aga vaja teha, siis on vaja teha. Seda summuti osa me loomulikult ei tee. Tänaseks aitab, kell on palju ja veel toimetada ja koju minna. Kätte on meil jõudnud reede. Kell on jällegi palju, õues on külm, et täna ma vist ikkagi vahetan riided ära ja hakkan koolet teipima. Käisin DBHP-s, sain õiget koldeteipi, see on siis nüüd titaanium. Lisaks sain prooviks ühe sellise suka, see peaks minema juhtmetele või üldse kuuma kohtadele. Vaatame, mis sellega teha saab ja kuhu see läheb ja kui läheb tarve, siis võtame rohkem neid. Teipi sain 2 tükki, siis need on nii-öelda jäägid. Ma ütlesin, et mul ei ole palju vaja, andke mulle, mis teil on. Lisaks mulle räägiti seda õiget tehnoloogit teipimisel. Seega see, mis me eile teipisime downpipe'i, et räigelt pingutasin ja panin, siis see on vale. Et õige on teha ikkagi niimoodi, et sa küll ei ole täitsa lõdva, et ta on üsna pingul, aga niimoodi, et kuumusel, esimesel kuumutamisel ta nagu kuivab kokku nii-öelda see teip. Märjaks teha pole vaja, et olen nüüd jälle targem. Lisaks olen ka lõpuks kasu YouTube'ist, sest mäletate, sisselaskel oli üks asi, mida pidi sass treima, kuna sükest tükki ma ei leidnud mitte kuskil. Andres Jupits, see sammune härra, kes aitas mind too hetk, kui mul õlipumba võll läks pooleks. Ta kirjutas, ta vaatas videot ja kirjutas, kuule, mul kuskil jälle sahtlis ödeleb. Tuli täna mulle tööle, tõi ära siukse tüki ja veel üks mure lahendatud. See on siis see disaklapi kate. Ehk teeme pimedaks selle. Siia keeran ma arvatavasti 3 stutsi, kuhugi ma veel ei tea seda paigutust. Üks läheb kütuse jaoks vaakum, teine läheb blow-offi jaoks ja 3. läheb aju. Ma ei tea, milleks aju jaoks seda vaja on, aga ma nägin, et ajus on üks suke väike stuts olemas. Siin on vaja vaakumit. Ma kahjuks tõesti ei tea hetkel veel, milleks see on. Küll ma pärast teada saan ja räägin ka teile. Aga nüüd, ma ei tea, kas me täna teeme midagi. Täna on meil reede. Kell on 8 ja ma tean, et Vihuris on saun soe ja arvatavasti läheme Vitalikuga sauna hoopis täna. Seega, kui me täna midagi ei tee, kuigi ma arvan, et ma võib-olla proovin kollektorit teipida. Samas tundub nii tüütu ja pikk protsess, et jätaks homse peale, aga avalaksun ja nüüd veel vähem päevi. Vitalik, mis me teeme? Kas teeme midagi või lähme sauna? Sauna? Me lähme sauna. Lähme sauna siis. Elu esimene wrappimine. Ei ütleks, et see nüüd kõige ilusamini välja tuli. Lisaks tõrke koht oli see, et meil sai vahepeal teip otsa. Kuigi DBHP-sse juurde võetud oli seda ikka vähe. Selline ta on. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
Järgmises osas me hakkame komplekteerima tasapisi. Sumps on valmis ja downpipe on teibitud, seega need lähevad külge. Kollektoriga on nüüd niimoodi, et me panime küll selle teibi peale, aga seal on ju ploki sees on ju keermepoldid. Keermepoldid lähevad siis läbi kollektori ja sinna siis tulevad mutrid peale. Me ei katsetanud tegelikult, kas seda on üldse võimalik selle kollektori pingutada, aga praegu on veel see teip ees, siis see oma korda segab veel. About your new messiah, cause your theories catch fire. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, cause in my heart can't stop it. I find out. Teeme siis vahepeal väikse kokkuvõtte, mida me siis jõudsime teha. Me tegime turbo äravoolu, pealevoolu. Vedelikuga on veel natukene küsimärk. Siis me jõudsime ära teipida summuti, ära teipida kollektor. Nüüd ma teipisin ära ka kere. Lisaks isa võitis vahepeal wastegate'i lahti. Määrisime ära, pingutasime ära. Selline see kolmas osa oli. Ma usun, et hakkame lõpetama nüüd selle 3. videoga. Ära unusta, et meil käib loosimine. Loosimine toimub siis niimoodi, et sa pead likeima seda videot, sa pead kommenteerima seda videot ja vajutama subscribe nuppu. Kui need asjad on tehtud, siis võid boonuseks mind Instagramis jälgima hakata ja Drifti keskust. Aga aitäh, et sa vaatasid seda videot. Vajuta like, vajuta subscribe, kirjuta kommentaar ja näeme järgmine kord. Ciao!